Aitäh, hea eesistuja. Ja kuna eelnõu tutvustamiseks on aega piisavalt, siis ma mõtlesin, et ma räägin võib-olla laiemalt tausta ka. 2023. aastal tarbiti Euroopa Liidus energiat 60 exajouli ja sellest 2/3 ehk 40 exajouli tuli fossiilsetest allikatest, naftast, gaasist, kivisöest. Väikese panuse andis kindlasti ka meie põlevkivi. Ja pange tähele, ainult 6 exajouli jagu sellest suutis Euroopa Liit ise toota, ülejäänu imporditi. Ehk siis 2/3 energiatarbest tuleb fossiilsetest allikatest ja 85% sellest fossiilsest allikast imporditakse. Kui me võrdleme siin teisi maailma suuri, siis näiteks Hiina, keda siin juhuenergeetika arendajad armastavad esile tuua kui väga suurt päikese- ja tuuleenergia arendajat, mida nad kahtlemata ka teevad, kas või juba selleks, et testida kõike seda, millest Euroopa suures osas sõltuvuses on, et kõik meie see juhuelektri arendus ju nii materjalide kui ka seadmete mõttes tuleb Hiinast. Hiina toodab kivisütt mahus, mis on tema enda tarbimisvajadus, aga lisaks impordib veel teist sama palju. Analüütikud arvavad, et ilmselt nad varuvad, et oleks pidevalt olemas stabiilne energiaallikas. Hiina arendab tuumajaamu sellise kiiruse ja hinnaga, millele kellelgi suurt midagi vastu panna ei ole. Võib-olla Lõuna-Korea suudab seal kiiruse ja hinna osas enam-vähem konkurentsi pakkuda. Neil on Hiinas üüratud hüdroenergiaressursid ja neil on maailma suuruselt 4. gaasivarud. Väga hästi energiaga varustatud regioon. Ainus asi, kus neil on nii-öelda defitsiit, on nafta, aga nad kompenseerivad seda muude allikatega. Nagu me teame, USA-st on saanud täna maailma suurim naftatootja. Lisaks sellele on neist saanud väga suur gaasitootja ja näiteks kivisütt on ameeriklastel ka üüratuskoguses, seda nad isegi praegu ei kasuta, aga need reservid on neil olemas. Neil on ka olemas suur tuumaenergia tootmisvõimekus, ehk et ka Ameerikas on olemas väga ohtralt, väga hea hinnaga kättesaadavat energiat. Nüüd selles kontekstis Euroopa Liidus hästi palju ja valjuhäälselt räägitakse tööstusliku võimsuse taastamisest, viimasel ajal kaitsetööstuse arendamisest, konkurentsivõimest, majanduskasvust, tohutult kõlavaid loosungeid, paraku on nendel õõnes kõla. Ja ka meie koalitsioonipoliitikud kajavad nende loosungitega aktiivselt kaasa. Tegelikult ei Euroopas ega ka Eestis reaalses elus toimivaid lahendusi välja ei pakuta. Ja reaalne elu on see, et kui sul ei ole piisavalt taskukohast sisendenergiat, siis ei ole sul ka tööstust, ei ole sul majanduskasvu, ei ole konkurentsivõimet ja see tähendab, et su heaolu ei saa kasvada, vastupidi. Ja geopoliitilises mõttes tähendab see seda, et sa muutud tähtsusetuks mängijaks. Ja seda me näeme ka viimasel ajal, et kui läbirääkimisi peetakse, siis kohati öeldakse üsna otsesõnu eurooplastele, et isegi kui asi puudutab Euroopat, siis teid me sinna läbirääkimiste laua taha ei oota, sest teil ei ole midagi asjalikku seal öelda. See ei ole hea koht, kus olla. Nii et kui me võrdleme nüüd Euroopat, Hiina ja USA-ga, siis selleks ei pea olema pikaajalise kogemusega ja palju õppinud analüütik, et saada aru, et me elame regioonis, kes on oma olulisuse kaotanud. Et kui me tuleme kodule lähemale, siis Eesti on tegelikult väiksusele vaatamata unikaalses positsioonis. Meil on tohutud põlevkivivarud, meil on tohutu energiaallikas endal olemas, millega me võiksime varustada nii iseennast kui ka aidata häid naabreid. Ja miks me seda oma eelist ei kasuta, jääb mulle sügavalt arusaamatuks. Veel 2018 oli Eesti elektri netoeksport 1,9 teravatt-tundi. See on peaaegu 1/4 sellest mahust, mida me ise tarbime. Me olime, kui ingliskeelset terminit kasutada, selline Baltikumi powerhouse.
Aga sealt oleme me nüüd liikunud sinna, kus me sõltume tugevasti impordist. Ja nüüd ma jõuangi eelnõu juurde, mille eesmärk on siis peatada CO2 kvootide ostmise kohustus meie energiatootmise ettevõtete jaoks. Ütlen ka seda, et võimaluse selleks annab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 122. Tegemist on otsuse eelnõuga, mis teeb Vabariigi Valitsusele ülesandeks koos meie naabritega alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, et meile teha see erand. Ja miks naabritega, sest ka ütleme Läti, Leedu jaoks oleks väga oluline ja tervitatav, kui Eesti muutuks taas selliseks elektritootjaks, kes suudaks suures koguses seda ka eksportida, see mõjuks hästi ka Läti ja Leedu elektri hinnatasemele. Ja kui me vaatame Poolat, siis nendel on kivisüsi, kus ka nii-öelda kvoodiostu kohustusest vabastamine kindlasti aitaks konkurentsivõimet parandada, tööstust arendada. Ja eelnõu ongi tehtud selles vaimus, et kõigepealt valitsus räägiks läbi naabritega, et jõuda selleni, et me teeksime ühise ettepaneku Euroopa Komisjonile meile erandi tegemiseks. Ja kui see ei õnnestu, siis minna ise Euroopa Komisjoniga läbi rääkima. Ja kusjuures eelnõus on ka antud soovitus selles osas, mis puudutab kuidas ma ütlen, võimalikku ebastabiilsust CO2 kvootidega kauplemise turul. Sest teatavasti see CO2 kvoodi instrument on muutunud finantsturgudel selliseks oluliseks riiklikult tagatud stabiilseks elemendiks pankurite portfellides ja pankuritega ei ole mõtet tüli kiskuda. See teeb kindlasti läbirääkimisi raskemaks ja seetõttu on eelnõu seletuskirjas antud soovitus, et selles mahus, milles täna Eesti energiatootmise ettevõtted kvooti ostavad, võiks kogu seda müüdava kvoodi hulka Euroopas vähendada. Et siis ei oleks selle meie energiatootmise ettevõtete ostukohustuse kadumisel ütleme sellist negatiivset mõju kvoodi hinnale. Nii et minu arust igati selline, kuidas ma ütlen, Euroopa Liidu raamistikus ja euroopalikus vaimus eelnõu, mida võiks valitsus tõsiselt kaaluda ja millega võiks edasi minna. Aga kui ma mõtlen tagasi sellele, milline oli arutelu keskkonnakomisjonis seda eelnõud arutades, siis jällegi peab ütlema, et ega suurt usku sellesse ei ole, et koalitsioonist poolt hääli tuleks. Kohal olid kutsutud Kliimaministeeriumi ametnikud, kes rääkisid põhiliselt asjasse mitte puutuvat juttu või siis suisa eksitavat juttu. Pikalt räägiti sellest, et kuidas tõepoolest omal ajal oli võimalik erandeid teha ETS direktiivi raames, oli nii-öelda artikkel 10C, aga seda juba alates 2019 kasutada ei saa. Ma vastasin sellele, et tõepoolest ei saa ja see on ammu teada ja sellepärast ka minu eelnõu, meie fraktsiooni eelnõu seda ei puuduta. Siis rääkisid ametnikud pikalt sellest, kuidas riik saab kvoodimüügi tuludega palju häid asju teha. Majasid soojustada, Rail Balticut ehitada ja mida kõike veel. Esiteks kõik need asjad, kuhu seda raha maetakse, ei ole ilmtingimata head asjad, aga teiseks ka see oli asjasse puutumatu jutt, sellepärast et eelnõu ei puuduta kuidagi Eesti riigi tulusid, sest Eesti riik ei müü oma kvoodiühikuid oma energiatootmise ettevõtetele, vaid Eesti riik müüb kvoodiühikuid üle euroopalisel turul, nii et minu eelnõu kuidagi ei puuduta seda, et me peaksime ise loobuma kvoodiühikute müümisest, sest kui hispaanlased, hollandlased ja sakslased tahavad neid edasi osta, siis me oleme neid valmis neile hea meelega müüma ja saame maju edasi soojustada. Lisaks energeetika valdkonna ametnik Rein Vaks ütles, et pole mõtet teha, sest et fossiilsetest allikatest elektri tootmine moodustab Eesti elektri tootmisest ainult 25%. Vot see oli nüüd selline argument, et me oleme siin subsiidiumide toel maksuraha eest arendanud kõvasti juhuenergeetikat ja samal ajal kägistanud põlevkivienergeetikat ja siis ütleme, näe, nüüd on põlevkivi ainult veerand meie portfellist, et
ei olegi nii suur, pole enam mõtet soodustada. No seda oli lihtne pareerida. Ma ütlesin, et kulla Rein, et kui me nüüd selle kvoodiostu kohustuse ära võtame, siis see põlevkivi elektri osakaal hüppab, sest et siis see muutub turul nii konkurentsivõimeliseks, et siis võib-olla meil tuule ja päikese ja kõigi muude allikate elektritootjad kaovad turult ära. Nii et mis ma oskan öelda? Ajad maailmas on sellised, et kui me vaatame taas näiteks Hiina poole või USA poole, siis sellist terminit nagu CO2 heide, kuigi parketi kõlbulikuks seal ei peeta, et keegi nagu sellel teemal ei arutata. Arutatakse ikkagi selle üle, et kuidas oma riiki tugevana, majandust konkurentsivõimelisena hoida ja kuidas tagada see, et energiat oleks piisavalt, et selline tänapäevane heaoluühiskond kesta saaks. Ja ma olen üsna veendunud, ja märgid sellest on tegelikult juba õhus, et kui me vaatame näiteks seda, et sakslased hiljuti prantslastega tegid energeetikaalase sellise koostööleppe või kokkuleppe, nende uus kantsler kohtus president Macroniga ja lepiti kokku, et kuidas üksteist energeetikaalal aidatakse. Sakslastel on kindlasti vaja prantslaste tuge, sest prantslased toodavad palju tuumaenergiat ja sakslased on tugevas energiadefitsiidis. See on üks pool, aga näiteks muu hulgas oli teine asi see, et sakslased, kes muidu rõhusid kõvasti rohevesinikule, et tuleb rohevesinik, tuulest teeme ja siis oleme kõik rohelised, teeme rohelist saksa tööstust, siis nüüd nad seal prantslastega kokkuleppes ütlesid, et peaasi, et vesinik on, ei ole tähtis, millest ta tehtus on ja kui roheline ta on. Me teame kõik, mis diskussioonid käivad selle nii-öelda ETS2 reeglistiku üle. Seal Eestigi minu suureks rõõmuks on läinud välja ettepanekuga see jama ära lõpetada. Ja lisaks, kui me vaatame näiteks seda, millised sõnumid tulevad Brüsselist selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu kliimaeesmärke, siis eks see poliitiline žargoon ongi selline, et kui tahad sahtlisse lükata, ega siis ju kohe ei ütle, et lõpetasimegi pulli ära, ütled, et lisame paindlikkust. Lisame paindlikkust sinna 2040 eesmärki ja küll me siis 50 võib-olla teeme midagi. Minu ennustus on, et see asi laguneb kõik koost ja varsti näemegi, kuidas fossiilkütused tõusevad jälle au sisse ja elu saab edasi minna. Euroopa muidugi on siin viimasel 10 või rohkemal aastal teinud energeetikas nii palju vale otsuseid, et meie mahajäämus konkurentsivõimes ja seda suuresti tänu sellele energeetikapoliitikale nii suur, et liialt optimistlik ma ei julge olla selles osas, et me selle vahe suudame USA või Hiinaga tasa teha. Ja kui me arvestame sinna juurde ka demograafilist olukorda, siis pilt kuigi roosiline ei ole. Aga ikkagi siin väikses Eestis me võiksime püüda lähtuda eelkõige enda huvidest. Mina ei ole üldse nõus sellega, mida ütles hiljaaegu Eleringi juht, et Eesti huvidest ei tuleks lähtuda tuleb suurtest Euroopa huvidest. See jutt meenutab ikkagi jälle seda Nõukogude Liitu. Et seal ka jutt oli selline, et seda kommunismi tuleb ikka koos ehitada ja muidu me ei saa selle viljastavatest tingimustest piisavalt kasu. Et see ei jääks selliseks minu hüpoteesiks, et tuleb järgmisena reformierakondlane ja hakkab rääkima midagi sellest, kuidas mina tahaks, et punalipp oleks Pika Hermanni tornis. Ei, otse vastupidi. Ei taha seda. Aga teeneline reformierakondlane härra Kallas on öelnud, et see Euroopa värk meenutab aina rohkem Nõukogude Liitu. Nii et kuulakem kogenud inimesi. Kallas on seestpoolt näinud mõlemat liitu, küll tema juba teab, mida meenutab. Nii et mina kutsun üles, et teeme Eestist tagasi selle Baltikumi ja lähiregiooni powerhouse'i. Toodame energiat sellest, mis meil on. Tänaste tehnoloogiatega on seda võimalik teha väga efektiivselt. Tänaste tehnoloogiatega on võimalik ära lahendada ka see heitmete probleem, mis põlevkivist elektri tootmisega kaasneb. Ja ma loodan, et ka koalitsioonisaadikutel on olnud aega asja üle mõelda ja et täna me siis lõpuks näeme seda hetke, kus tuleb palju poolthääli ja valitsus saab ülesande hakata seda asja läbi rääkima. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja teile on ka küsimusi. Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja, et tõesti väga vajalik eelnõu ja see ülesande oleks valitsus endale ise võtta, kui ta hoolib oma rahvast ja Eesti inimestest ja nende toimetulekust, et CO2 on üks oluline komponent energia hinnast. Aga nüüd edasi minnes, et ütleme, meil on üks suur pirukas on veel selle energias, on elektribörs. Et kas ütleme, börsikaubana see CO2 väljaviimine on kvoodikaubanduse kaudu üks asi, kas oleks võimalik ka sealt börsilt ära minna, kuna me tarbime ise ära, et siis ka põlevkivi osakaal suureneb ja me enda vajadusteks. Aga ajalugu meenutades kunagi olid piimakvoodid Euroopa Liidus. Ja siis saadi ükskord aru, et tegelikult see ei toimi, et kvoodikauplejad hoopis palju rohkem raha kui piimatootjad ja see lõpetati ära, et äkki siin on sama teema, et vaadatakse, et kvoodikauplejad saavad väga palju raha ja tuleks ära lõpetada. Aitäh. Jaa, no kaks küsimust. Üks see, mis puudutab kvoodikaubandust, siis selle kohta kunagi üks energeetikaanalüütik ütles, et ja mõnes mõttes selle piimakvoodiga ka seondub see, mis ta ütles, et energiatootjad on nagu põllumehed. Nemad vaatavad, et palju kütet on vaja, et turbiin ringi käiks ja ahi köeks ja siis nendel on sellised laias joones kalkulatsioonid, et põllumeeste kalkulatsioon ka tihti on selline laias joones, et märtsis hakkab soojenaks minema ja siis aprillis saab külvama hakata ja sügise poole proovib kuidagi selle saagi siis kätte saada. Aga et pankuritel on mudelid oluliselt kallimad, oluliselt peenemad ja pankurid oskavad palju paremini prognoosida nii tootmist kui tarbimist, ka ilmastikuolusid arvesse võtta ja nii edasi, mis tähendab, et nii nagu juhtus ka piimanduses, ka seal pankurid, eks ole, riisusid koore piimalt. Et ka selles kvoodikaubanduses kindlasti see on muutunud täitsa oma elu elavaks finantsinstrumendiks ja kindlasti finantsinstitutsioonid teenivad seal raha. Energiatootjate jaoks on see üks sisendkuludest. Mis puudutab börsilt äraminekut, siis ma olen seda ka analüüsinud, et otseselt ei ole vaja sellise suure aplombiga hakata kellegagi tüli kiskuma, et me lahkume börsilt, sest börsil tegelikult osalevad ettevõtted ja börsile nad tegelikult saavad müüa nii palju, kui nad tahavad. Et põhimõtteliselt võib, ehitame paar uut põlevkiviplokki juurde ja omaniku ootustes Eesti Energiale ütleme, et kõik see, mis jääb üle taskukohase energia pakkumisest oma riigi ettevõtjatele ja inimestele, et sellega võite siis börsil kaubelda. Aga jällegi ei ole välistatud, et võib ka Läti ja Leedu ettevõtetega teha otselepingud ja selle elektri ka otse maha müüa, see siis oleks juba äriline otsus. Aga mõnes mõttes, kui omaniku ootus defineeriks selgelt, et meie enda inimestel ja ettevõtetel peab olema elekter soodsalt mõistliku hinnaga kättesaadav, siis see juba ilmselt selle suuna kätte annaks. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Hea eesistuja ja hea Rain, et CO2 moodustab, me teatavasti ju atmosfäärist 0,004% ja isegi praegu, mil CO2-le siis on üles ehitatud terve räkit väitega, et CO2 on midagi väga halba ja selle suurenemine atmosfääri õhus on samuti midagi väga halba. Et tegelikult on see kõik üks suur vale, mille eesmärk on üks ja ainus, et kui enam midagi müüa ei saa, et siis müü õhku. Ja et inimesed ja terved rahvad siis nurisema ei hakkaks, et mis jama te ajate, on tegeletud paralleelselt ka siis väga mastaapse hirmutamisega ja selle kuritegeliku manipulatsiooni rakkesse on siis kahetsusväärselt rakendatud ka noored ja nemad on tegelikult riikide majanduste ja heaolu kõrval lisaks ka veel kahekordsed ohvrid, nad on manipulatsiooni ja hirmutamise ohvrid. Aga räägin nüüd lihtsas keeles rahvale ära, et CO2 ei ole mingi mürk ja kõik, mis on sellele väitele üles ehitatud, on üks suur vale. Jaa, aitäh. No ma sellest võimalusest nüüd rahvale hakata CO2-st põhjalikumalt rääkida hea meelega loobun, aga ma nii palju kommentaariks ütlen, et kogu see suur kliimahüsteeria on suures osas tegelikult valedele üles ehitatud ja kellel selle vastu huvi on, ainuüksi juba väide, kuidas see sõnapaar on, teaduslik konsensus. Meil on otsustatud ära
milline teadus on rahastatud ja kuidas peab mõtlema, et teadlasena ellu jääda, juba see peaks sellise mingisuguse ohulambi igal inimesel põlema panema, eks ole. Kui vaadata nii seda graafikut, seda nii-öelda hokikepi graafikut, mille jutumärkides kuulus kliimateadlane Michael Mann omal ajal tegi andmeid manipuleerides, siis see on suur pettus ja see on nüüd kohtus ka tõendatud, et see on pettus. Ja ma soovitan väga, kes ei jälginud kohtuasja Mann versus Stein, siis selle kohta on olemas selline, ütleme, kohtuistungite lavastus ja see on tõesti hea kvaliteediga tehtud, kes inglise keelt valdab, tasub kuulata. Ka seal tuleb välja, kuivõrd jõuline ja halastamatu on see seltskond, kes on selle pettuse taga. Et seal tegelikult ei ole inimestele probleemi, et hävitada nende inimeste karjäär ja elud, kes on olnud skeptilised, kes on teadlased näiteks, kes on öelnud, et kuulge sõbrad, et ma vaatasin andmed üle, et teil ei klapi siin see asi. Et need rünnakud, mis selliste inimeste vastu on tehtud, on päris õudsad, see on päris õudne jälgimine. Aga õnneks on juhtunud nii, et näiteks sellele Mannile ikkagi sattus vastaseks inimene, kellel oli ressurssi sellele vastu seista. Ja nüüd on siis bumerang, kui nii võib öelda, Manni enda otsa ette maandunud, et tal tuleb nüüd ise kahjusid maksta see, et tema graafik on vale, see on ka juba, keegi ei vaidle enam selle faktiga ja nii edasi. Nii et jah, ärimees Al Gore on ikkagi omal ajal pannud kõva businessi üles ja ta pani seda üles üsna nagu vahetult peale seda, kui oli lõppenud paanika selle üle, et me kohe külmume surnuks. Et enne seda, kui me hakkasime ära keema, siis enne seda olid pealkirjad sellest ära külmumisest. Nii et eks see on üks mingi poliitiline võte, hoida rahvast mingi hirmu all ja siis neid on lihtsam valitseda. Aitäh! Lauri Laats, palun. Ja, aitäh. Hea ettekandja. Tegelikult on võib seda CO2 turgu ka ümberjagamisturuks nimetada. Ühelt poolt korjatakse, teised maksavad ja kolmandad suunavad, nii nagu see protsess praegu käib, et CO2 on maksustatud, tarbija maksab kinni ja tarbija saadud raha, siis tegelikult suunatakse uuesti rohemajandusse ja niimoodi see ringiga käib. Ja tõesti, et ega ta jätkusuutlik ei ole ja arvestades, et muu maailm seda ei tee, Euroopa on esirinnas ja konkurentsivõime langeb. Aga nüüd lisaks sellele tegelikult on ka üks paralleelturg, geoode turg, ehk siis müüakse statistikat. Ehk siis näiteks, kui on olemas roheenergia tootja, on siis päike või tuul, siis seal mõõdetakse, et kui palju ta siis kokkuvõttes CO2 nagu kokku hoiab. Ja nüüd vilgas turul ostavad need siis tootjad, kellel on seda hirmsasti vaja, näiteks saapa tootjad, kes tahaks rohelist saabast toota, aga ei saa, aga kui ta selle sertifikaadi ostab, siis on roheline saabas. Et kuidas sa seda nüüd seletad, aitäh? Jaa, üks asi on täpselt nende sertifikaatide turg, eks ole, energeetika sees, aga siis on ju maailmas erinevaid skeeme, kus keegi, ja ma ütlen, väidetavalt istutab kusagil kaugel maal metsa ja siis keegi teine ütleb, et minul nüüd see mingi teine tegevus on üliroheline. Minu arust siin viimase kuu jooksul on kõigi Riigikogu liikmete mailboxidessegi saabunud need raportid Euroopa Kontrollkojast, mis juba sissejuhatuses ütlevad, et tõepoolest rohestamisraha on palju läinud, aga tegelikult aru ei saa, kuhu läinud on. Et see kogu see selline asenduste või vahetuste turg muudab selle asja veel eriti hämaraks. Aga kui nüüd veel suuremat pilti vaadata, siis tegelikult see, mida need voorus poosetavad eurooplased ja ka, ütleme, liberaalne tiib Ameerikas on teinud, on ju vahetanud või viinud kõik selle reostuse, heitme ja muu näiteks Hiinasse või Indiasse. Et tegelikult globaalselt vaadata, siis mingisugust heite vähenemist olulisel määral ei ole toimunud, küll aga on tõepoolest heide vähenenud progressiivses läänes
ja omakorda kasvanud siis näiteks Hiinas, nii et kõik need, kes muretsevad selle pärast, et kuidas maailm ära päästa, nad tegelikult petavad nii ennast kui teisi. Ei ole välistatud, et minu järel siia pulti tulev ettekandja ütleb, et jah, aga Eesti soojenebki kiiremini kui muu maailm või midagi taolist, et see kogu maailmapilt ei olegi oluline. Eks seda demagoogiat korrigeerid vastavalt sellele, mis parajasti küsimus on või mis teemaarendus on. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Meil oli siin juba korra juttu ka, et põlevkivi elektri tootmine on langenud sinna 24% peale, aga vaatamata sellele on tänu põlevkivi elektrile olnud siin regioonis elektri hind 17% madalam. Sest me väga tihti võime ju lugeda, et Eestis on elektri hind jälle Euroopa kõige kõrgem. Et kui nüüd see otsus vastu võetakse, et loobuda siis CO2 kvootide ostmise kohustuses, et milline on teie hinnang, et kui palju peaks siis esiteks elektri hind langema ja kui palju peaks ka tõusma põlevkivi elektri tootmismaht sellisel juhul? Aitäh! Hea küsimus. Ma julgeks panna selle märgi kusagile ikkagi sinna 30 euro peale megavatt-tunnist, millega võiksid meie põlevkivijaamad meile elektrit anda, arvestades nende eluiga, arvestades seda, et tooraine on kohalik, meil on oskused seda kätte saada ja kasutada. Ja kui ta jõuab 30 peale ja kui tootmisvõimsusi on piisavalt. Täna neid juba ei ole piisavalt, aga mängime mõttega, et selle asemel, et üüratud meretuuleparki 15 aastat ehitame 5 aastaga uue põlevkivibloki. Nii et seda oleks piisavalt, siis ma arvan, et siis ta moodustab väga suure enamuse meie elektritarbest. Ei ole välistatud ikkagi, et need õnnetud päikesepargi omanikud, kes täna kahjumiga võitlevad ja mõtlevad, et kas pankrotiavaldus juba saata või mitte, et kui nad veel elus on, eks nad vahel ikka võib-olla nulliga seda oma elektrienergiat pakuvad, aga teisipidi, kui siis jällegi ikka seadusandliku raamistiku veel muuta ja öelda, et kallid sõbrad, et teie kulu on ka see, mis on elektrisüsteemi stabiilsuse tagamine, mis ebastabiilsust tekitate teie oma päikesepargiga ise või tuulepargiga, reservvõimsused ja kõik muu, et kui see läheks ka sinna hinda, siis ma arvan, et siis see matemaatika läheks õigeks, et siis selgukski, et ongi õigus nendel, kes ütlevad, et sul ei ole kahte süsteemi ühe asja tegemiseks vaja. Ja kui sa teed stabiilsest allikast elektrit, siis sul seda ebastabiilset sinna kõrvale ei ole vaja. Kui sa teed ebastabiilsest, siis sul loomulikult on sinna kõrvale mingit stabiliseerivat vaja. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja. Mina oleksin väga vaimustuses, kui see doktriin tõele vastaks, et Eesti soojeneb kiiremini. Et soovitan kõigil ikkagi saunaust kauem lahti hoida. Äkki see õnnestub, sest sellele ju filosoofiale ju CO2 ideoloogia tuginebki, et saunaust hoitakse liiga kaua lahti ja lehmad teevad hirmsasti pahandust ja söövad liiga palju ja eritavad metaani. Aga vaatame nüüd see eelnõu punkti 2. Siin on eraldi välja toodud idapiiri riikide julgeoleku olukord ja energiadefitsiit. Eelnõu on esitatud ju aprilli alguses. Aga vahepeal toimus ju Hispaania-Portugali võrkude maha kukkumine, täielik pimendumine. Et kuidas see nüüd, see sama mõte siin uute sündmuste valguses ka tundub? Äsja ma märkasin, et anti hoiatus ka Suurbritanniale, et tuled võivad ära minna. Jaa, ma olen, hea küsija, sinuga nõus, et Hispaania näide oli väga hoiatav ja väga ennustatav oli see, et nüüd hakkab massiliselt ilmuma igasuguseid artikleid, mis räägivad meile sellest, et taastuvenergiaga polnud sellel katkestusel mitte mingit seost, mis absoluutselt muidugi tõele ei vasta. Ja ma arvan, eelmine nädal ka juba esitasin retoorilise küsimuse, et kui meil, ütleme, kuni selle suure Hispaania ja Portugali katkestuseni
olid lihtsalt energeetikaeksperdid öelnud, et kui sul juhu elektri tootmisvõimsused, nende osakaal võrgus läheb liialt suureks, siis võrgu stabiilsus aina kahaneb ja riskid aina suurenevad ja ühel päeval need riskid realiseeruvad. Sellele vastu juhuelektri arendajad ütlesid, et see on kõik jama jutt ja tegelikult kõik on hästi stabiilne ja hea. Aga jah, huvitav on see, et ka nüüd, kus siis need riskid ongi realiseerunud ja on väga tegelikult suures mahus realiseerunud, ikkagi hoitakse oma jutust kinni. Aga siin võib-olla ei olegi vähe oluline ühe energeetikaanalüütiku mõte, mida ma lugesin, kes selle lõssenkismiga võrdles kogu seda juhuelektri arendamist. Ja tema ikkagi ütles, et isegi siis, kui juba saadi aru, et Lõssenko on olnud valel teel, läks veel selline paarkümmend aastat, et need ideed ajaloo prügikasti saadetakse. See oli seotud sellega, et need inimesed, kes olid vastu rindataguned ja loosungeid kõvasti öelnud, nad pidid pensionile ära minema enne, sest selle toonase eliidi hulgas, nii nagu ma arvan, et ka tänase siin Euroopa eliidi hulgas ei ole inimesi, kes ütleks, et head sõbrad, eksisime või ma ei tea, meid on petetud andmetega või midagi sellist ja et valime nüüd mõistliku suuna. Et seda uskumus ei ole, nii et ma arvan, et oma joru aetakse edasi nii kaua, kui mingisugune suurem kataklüsmiline sündmus lihtsalt valu nii suureks ajab, et me hakkame kõik siukest häält tegema, siis ilmselt ka energiapoliitikas valitakse parem tee. Aitäh. Nii, aga läheme edasi. Ja Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja ja hea ettekandja. Kes vähegi majandusega kokku on puutunud või natuke seda õppinud on, siis saavad aru, et energia hind on üks olulisemaid komponente siis majanduses ja selleks, et üldse üks riik oleks majanduses konkurentsivõimeline võrreldes teiste riikidega. Siis minul on kahtlus, ma tahtsin küsida, kuidas sina seda näed, et kas võib olla, et meie Riigikogu liikmed ja tegelikult ka valitsuse liikmed ja ametnikud ei saa tegelikult paljuski aru üldse, et CO2 regulatsioon ja see kvoot Euroopa Liidus on tegelikult vastu võetud inimeste poolt. Et see ei ole selline vääramatu jõud või selline fakt, et päike tõuseb idast ja siis loojub läände. Et see ettepanek on minust täiesti mõistlik, et Eesti majandusele vastu tulla ja anda hingamisruumi ja rääkida meie partneritega läbi ja teha Euroopa Liidule ettepanek sellest siis välja tulla, kusjuures siin on öeldud ka veel ajutiselt, mida me tegelikult isegi EKRE mõttes oleme väga nagu tagasihoidlikud, et me tahaks üldse sellest välja tulla. Et äkki lihtsalt ei saada aru sellest. Aitäh. Jaa, ma olen suga selles mõttes nõus, et tihti lugu, eks ole, need inimesed, kes siin käivad heietamas lugusid odavast juhuelektrist ju ütlevad, et põlevkivi on kallis. Ja räägivadki justkui nii, et aga see CO2 kvoodi hind seal ongi nagu tõesti nagu jumalast antud, et see lihtsalt on seal, et nad kuidagi ignoreerivad võimalust, et inimeste kehtestatud reeglid on võimalik inimestele ümber vaadata ja neid muuta. Nii et jah, see on sul tegelikult hea osundus, et võib-olla see mõte ei torma siin koalitsioonipoliitikute peadest läbigi, et ta tegelikult tõesti. Euroopas tihti lugu räägitakse igasuguseid asju läbi, muudetakse ja nii edasi, et miks mitte ka seda. Mis puudutab nüüd seda ajutisust, tõepoolest ma selle eelnõu valmistasin ette ja ajutisuse nii-öelda sidusin keerulise geopoliitilise olukorraga ja ka keerulise konkurentsivõime olukorraga, et kui see mure on lahenenud, siis me võime jälle hakata fantaseerima igasugustel muudel võimalustel, aga ma loomulikult tegelikult seal taustal mõtlesin, et kui me saaks ta ajutiselt siin aastaks paariks maha, ma arvan, aasta-paari pärast see süsteem kogu Euroopas lendab laiali nii. Aga ma pean siin tunnustama selles mõttes Hanah Lahet, et ka tema komisjonis küsis, et Rain, miks ajutiselt, miks mitte lõplikult ära kaotada. Et selles mõttes ma nagu nägin, et Hanah ka noore inimesena ikkagi mõtleb kaasa juba kohati isegi õiges suunas. Ja, aitäh.
Hanah Lahe, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Me mõtleme küll nendele samadele teemadele, aga kindlasti väga erinevas suunas, et see, mida mõtled sina, on minu arvates, mis puudutab kliimapoliitikat, suures osas rumalus, aga selle üle me oleme juba väidelnud päris elus mitu korda, ilmselt 2 aasta jooksul jõuame seda veel teha. Sa juba vastasid korraks sellele, aga ma küsiks siis ka selle sinu suure plaani kohta, mis seda eelnõud puudutab, et sa mainid oma kõnes ka täna mainisid odavat energiat, konkurentsivõimelist majandust ja nii edasi, aga kuhu selles kõiges siis see kliimamuutus ikkagi mahub? Või siis keskkonnapoliitika laiemalt, et ma saan aru, need ei ole sinu jaoks väga olulised teemad, aga sa oled keskkonnakomisjoni liige ja ma arvan, sealt tulenevalt on sinu kohustus ka tegelikult Eesti kodanikuna keskkonda kaitsta ja sealt läbi ka siis kliimamuutusi, et mis selle eelnõu seos on kliima ja keskkonnaga, kui sellel üldse on mingit seost? Jaa, aitäh hea küsimuse eest. Ma pean kohe korrigeerima, et kahtlemata nii maakera kliima kui ka keskkond on minu jaoks üliolulised. Mis puudutab kliimat, siis seal me võiksime rahuneda hetkeks ja siis mõelda sellele, et läbi kogu maakera ajaloo kliima on alati muutumises olnud ja seda ei ole ma kuidagi vastustanud. Ja need faktorid, mis seda kliimat mõjutavad, suur osa neist on palju, kuidas ma ütlen, võimsamad kui inimene, kes on ikkagi ka üks väikene osa kogu sellest tervikust, kes siin maakeral toimetab. Ja minu arust on väga upsakad need inimesed, kes natuke juba mõtlevad ennast sellisesse jumala rolli, et krutiks nuppe ja hakkaks maailma kliimat kuidagi muutma ühes või teises suunas. Nii et selles osas, ütleme, selle kliima pärast ma selles mõttes väga ei muretse, et need on protsessid, mis liiguvad meist sõltumatult niikuinii ja tegeleda tuleks asjadega, kus me näeme, et meil on võimekus midagi teha, jõuan keskkonnakaitseni. Seda demagoogiat, mida meile räägitakse, kuidas päikesepaneel ja suurte alade tuulikutega katmine, selleks tohutute ressursside kulutamine, sealhulgas fossiilsete ressursside kulutamine, et kuidas see keskkonda kaitseb. See on lihtsalt tegelikult piinlik jutt, et ei ta kaitse seda keskkonda. Nii et hooligem Eesti keskkonnast, hooligem sealhulgas ka meie inimeste heaolust. Vaata, kui sul on ohtralt taskukohast energiat, siis saavad õitseda ka kõik sellised valdkonnad nagu näiteks haridus, kaunid kunstid. Ja see omakorda toob kaasa selle, et inimesed töötavad välja paremaid ja efektiivsemaid tehnoloogiaid, mis säästavad ressursse ja teisipidi saavad inimesed ka hästi elada. Nii et mina olen kurb kuulda, kui sa ütled, et me mõtleme erinevalt, et mina tõsimeeli mõtlen, kuidas hoida emakest maad, kuidas kaitsta tema keskkonda ja kuidas ka inimesed, kes on sellest süsteemist terviklik osa, et kuidas ka need siin hästi elaksid. Aitäh! Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja. Hea Rain, aitäh sulle muidugi väga ilusa ja pika ja põhjaliku selgituse eest siin. Nagu ise oleks rääkinud, kuigi nii hästi ei oska nagu sina, aga aitäh sulle sellest. Aga küsimus on selles, et tavaliselt, kui meil sellised debatid käivad ka majanduskomisjonis, siis on meil alati majanduskomisjoni liige Maarja Kadastik, kes hakkab väitma kohe, et kuidas tuuleenergia on odavam kui põlevkivienergia, isegi vaatamata sellele, kui võtta ära see CO2. Et äkki sa selgitad siis meile, et kas see vastab tõele? Ei vasta. On lühike vastus. Pikem vastus on see, et kui me vaatame ehitushindasid, hea konkreetne näide, näiteks kui me räägime meretuuleparkidest. Poola siin kuulutas, ma arvan, paar kuud tagasi, et nad teevad hirmus suure meretuulepargi, ehitushind 4,5 miljonit megavatti, 1 megavatti võimsuse kohta.
me saaksime põlevkivijaama püsti poole odavamalt. Kui me vaatame tootmisvõimsuste eluigasid, siis põlevkivijaamast me võiksime, ütleme, 80 aastat elektrit toota. Ja hooldust vajavad nad kõik, selles mõttes selle võib välja taandada, et nii nagu tuulik, nii ka fossiilkütusel töötav jaam vajab hooldust. Kui sa vaatad seda, mis on siis nii-öelda ma ei tea, kasutegur, aga mitte kasutegur selles mõttes, et kui palju muundab siis üks masin mingisugust energialiiki teiseks, vaid kasutegur selles mõttes, et kui palju oma nimivõimsusest, teoreetilisest energiatoodangust annab mingi tootmisseade välja, siis nende meretuulikute puhul me räägime siin maksimaalselt 40%, maismaal vähem. Eesti statistika, ma vist ülemöödunud nädalal need numbrid ütlesin siin ka maha, 30% juures ma julgen pakkuda. Versus fossiilkütuste jaamad on ikkagi, me räägime 90%, tuuma puhul räägime juba 97%, 98% ehk et selleks, et saavutada sama elektritoodang 1 gigavatise näiteks põlevkivijaamaga versus tuulikupargiga või veel enam päikesepargiga meie geograafilises asukohas, siis neid tuule- ja päikesevõimsusi tuleb mitmekordselt rohkem installeerida, ehk et sul on ehituskulu suurem, sul on eluiga lühem. Ja nagu Mario siin möödunud nädalal väga tabavalt ütles, et kütuse hind ei ole oluline. Tõepoolest, kui vaatad seal tuumajaama näiteks elektritoodangut, et kui suur osa on siis tuumakütusel elektri hinnas, ei ole kuigi suur, paar protsenti. Põlevkivijaamal on ta tõenäoliselt natuke suurem, aga jällegi ebaoluline, ma ütleks, et siis võtame selle argumendiga tagurpidi, siis see, et tuul ja päike on tasuta, nagu Kaja ja Kallas meile on öelnud ja siin Anneli Akkermann eelmine nädal läks üldse rändama kusagile, taevalikesse kõrgustesse, rääkis päikesest meile, et siis see ka tegelikult ei ole relevantne, et siis me peaksimegi vaatama, mis on ressursikulu nii selles, mis sa ehitusse sisse paned, kui ka selles, kui palju sa territooriumi sellega ära katad, mis on eluiga ja nii edasi, ja siis me jõuamegi punkti, kus juhul, kui see moonutus, mis on nüüd näiteks CO2 kvoodi kulu põlevkivist elektri tootmisele versus seal kõrvalt toetused tuulest ja päikesest energia tootmisele, kusjuures varjatud toetus on veel see, et kõik see, mis tuleb võrku lisada selleks, et tuulest ja päikesest elektri tootmine kuidagigi stabiilne oleks, on varjatud ju, eks ole, maksudesse, et siis ei saa kuidagi Maarjaga nõustuda, et see odavam on. Aitäh! Aitäh, head kolleegid Evelin Poolamets ja Hanah Lahe, et ma ei saa teile kahjuks teist küsimust anda, sellepärast et selle menetlusformaadi juures võib iga Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Et seetõttu ma ei saa seda teist küsimust teile anda, küll aga saan küsimuse anda kolleeg Jüri Jaansonile, palun. Ja aitäh, austatud istungi juhataja ja ettekandja, et mu siin ühe kolleegile vastates rääkisite siin pikalt laialt sellest kliimamuutustest. Millest te rääkinud, et kliimamuutused jaotuvad kindlasti üldistaks kui ka inimtekkelistaks ja see on vägagi teaduslikult ära tõestatud, et on olemas ka inimtekkeline selline kliimamuutus. Ja kahtlemata nende süsinikukvootide süsteem on just ehitatud üles just selle sama inimtekkelise, eelkõige just selle inimtekkelise selle süsinikusaaste vähendamise motiveerimiseks. No, minu küsimus lihtsalt on teile, et kas te kuulute nende leeri, kes eitavad seda inimtekkelisi kliimamuutusi, arvestades, te rääkisite pikalt jutut, kuidas maailmast kliima tegelikult muutub, või milline on teie lähtepunkt selles plaanis, et kas neil süsinikukvootidel tegelikult on mingi mõte või ei ole ja et mis on siis teie seisukoht? Hea küsimus. Jaa, see, millele ma viitasin, on see, et kindlasti maailma kliimat väga oluliselt mõjutavad eelkõige päike, geoloogilised protsessid ja nii edasi. Ma ei ütle, et inimese mõju on null, aga mina ütleks, et see mõju, mina usun neid teadlasi, kes ütlevad, et see mõju on nii piisavalt väike, et ta jääb vea piiresse, et seda võid arvestada, võid mitte arvestada. Nüüd, mis puudutab kogu seda CO2 kvoodisüsteemi ja teie arvamust, et see on suunatud sellele, et seda siis
soojenemist pidurdada ja heidet vähendada ja mida kõike muud. Loosung on ilus, nagu ikka liberaalsetel jõududel. Aga kui tulemust vaatad, siis ju soojeneb ikka. Keskkonnaorganisatsioonid ei väsi karjatamast regulaarselt, et issand jumal, et kui me nüüd veel rohkem midagi ei tee, lisaks sellele, mis me juba teinud oleme, siis soojeneb veel kiiremini. Nii et mõju ei ole olnud. Globaalses mõttes, nagu ma juba ütlesin, heide on kolinud Hiina, Indiasse, Pakistani ja mujale läänest, aga globaalses mõttes mõju ei ole olnud, nii et eks ta on jälle, mulle õudselt meeldib see sõna, mis hiljaaegu Eestis käibesse tuli, see vooruspoosetamine, et meil aastasõnasid Eestis tihti valitakse, et ma sinna annaks küll hääle vooruspoosetamine, et see on läänes olnud populaarne, et teha nägu, et küll me oleme head ja päästame maailma ja siis minna panna maja ees Land Cruiser käima ja sõita koju ja öelda, et ei mina pean ikka koju saama, sest ma ju päästan maailma. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aga enne kui me saame edasi minna, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh ja eesistujad, mul on tõesti küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et me siin praegu menetleme OE-d ja OE-s on väga selgelt kirjas kodu- ja töökorras või töö- ja kodukorras, et kummaltki ettekandjalt saab küsida ühe küsimuse. Ja nüüd hea kolleeg Hanah Lahe tahtis küsida teist küsimust, ei andnud talle teise küsimuse, et aga kuidas ta saab nüüd oma õigust kasutada kodu- ja töökorra järgi, ta läheb nüüd ise pulti kaasettekandjana, et kas ta peab küsima siis iseenda käest või ta ikkagi oleksite pidanud talle teise ikka võimaluse andma teiseks küsimuseks, et ta ei saa oma õigust ju kasutada. Jah, hea kolleeg, aga see ei ole esimene kord. Me nimelt eelmises päevakorrapunktis olime silmitsi sama olukorraga, et taheti ka esitada teine küsimus, aga Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi seda võimalust ei ole. Et tõesti, kummalegi ettekandjale saab esitada ühe küsimuse, nii et ma saan aru teie siirast murest Hanah Lahe pärast, aga kahjuks ma ei saa neid erandeid teha ei Evelin Poolametsale ega Hanah Lahele, sest sellisel juhul ma pean seda erandeid tegema kõikidele kolleegidele ja see kahjuks ei ole vastavuses meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega.